Hei, selles videos selgitame, kes on Employee ADS Consultancy platvormil, millist infot tuleb enne kutsumist sisestada ning kuidas töötavad NERA ja payroll funktsioonid süsteemis. Employee või töötaja on inimene, kes töötab ettevõttes ja saab palka. Enne kutse saatmist peab tööandja lisama kõik töötajad, kes on palgaarvestuses. Selleks tuleb täita mitu palgaarvestusega seotud välja. Selle tegemiseks klõpsa soovitud töötaja juures nuppu Edit ja täida. Päevaste pauside arv, payroll interval või palgaperiood, weekly, fortnightly või monthly. Töötaja alguskuupäev, ametikoht, basic rate või põhitariif, overtime rate või ületunnitasu määr ning muud vajalikud parameetrid täpseks palgaarvestuseks. Pärast kutse saatmist peab töötaja selle vastu võtma, et süsteemile ligi pääseda. Pärast kutse vastuvõtmist saab töötaja täita NERA vormi veebis igal ajal. NERA vormi täitmiseks. Logi süsteemi sisse. Ava oma ettevõte. Keri alla employee jaotiseni. Klõpsa töötaja nime kõrval payroll. Vali payroll year. Vali payroll interval. Konkreetne nädal või kuu, mida täidad. Täida NERA vorm. NERA vormi täitmisel allkirjastab töötaja selle elektroonilise allkirjaga. See annab vormile juriidilise kehtivuse ja kaitseb nii töötaja kui ka tööandja õigusi. Oma isiklikul töölaual saab töötaja näha riigipühade nimekirja, kasutatud puhkust, haiguspäevi, basic rate, overtime rate ja aasta jooksul töötatud kogutunde. Kui tööandja leiab vea, saab ta tunde muuta, saata vormi tagasi töötajale ning saada uuendatud kinnituse. Tööandja saab andmeid eksportida Excelisse, saata töötunnid klientidele kinnitamiseks ning integreerida kogu info raamatupidamis- ja palgasüsteemidega. Platvorm on loodud lihtsustama suhtlust. Tööandja, töötaja, raamatupidaja ja vajadusel ka kliendi vahel. See tagab täieliku vastavuse seadustele, konfliktide ennetamise, läbipaistva arvestuse, täpse töötundide kontrolli ja automatiseeritud palgaarvestuse. Aitäh vaatamast!